toetsi, et ma avada võiksin oma esivanemate varanu ukse. Eks mõistmine hõimud kord lindude keeli, mis loomade kõnet. Mu vanaemagi laulnud on muruneidude kooris ja vanaisa veel mäletab halsede tarkusi. Vaalb saadade päevil tõesti kõik piirud võid olema mõlema otsast, kuidu ka eriti kangleid ja linnu teelt jõuele sõitis. Taeva taguste palade voore, nii nagu laulikud laulnud. Olen oma rahva loomingu pärija, ei keegi saa võtta mult õigust. Avada neid enne muistseid laekaid, saad valida võin Kalevi mõõga või vanem muiste kandle või taeva tarkuse kirjad. Kingi mulle võti, mu rahva rikkuste, mu rahva südame juurde. Kingi mulle mu esivanemate helisev keel. Milles töö on soe, tuul kõnnib kiki vargul, vöiline rõõmsaid tutte poeb, maas lugematul arvul. Luhk rohendab ja kirjeldab ja paisub aastakali ja jõgi kuldselt virveldab, ka tema talv on läbi. Kõik mutukad ja putukad on ärevil ja jutukad, et kevad võidus sai. Ja 1000 väikest muusikut hüütab eemal kuusikus. Käes mai, käes mai, käes mai. Aadistada millegi lõppu ning samas ka uut algust. Nüüd, kui viimane koolikeel heliseb, on paras hetk kokku võtta, mida oleme aastate jooksul õppinud. Mõned teadmised tulevad raamatutest. Näiteks proua Kiilaspea on meile eesti keele grammaatikat ja maateadust õpetanud. Proua Taul Hemingway on meile eesti ajalootundidest õpetanud. Ja läbi kõikide vaevade ja sajandite nii eestlased kannatasid võõraste vägede all, meie esivanemaid jäi kindlaks oma põhimõtetele. Eestlaste keel, kultuur ja rahvus säilisid selle tõttu, et eestlased hoidsid neid ja pidasid neid pühaks. Ta õpetas ka seda, et haridus, eriti eesti keeles ja meeles, oli eestlasel tähtsamaks, relvaks ja päästjaks. Teised teadmised on tulnud väljaspoolt raamatutest. Mõned neist on järgmised. Esiteks, proua Kiilaspea on väga kannatlik õpetaja. Ta saab aru, kui koer on koolitöö ära söönud või väike vend on vihiku vanni visanud. Kuid igal asjal on ka oma piir. Kui töö peab korralikult tehtud olema, siis peab see ka korralikult tehtud olema. Proua Taul Hemingway suhtes olen märganud, et ta kannab alati moodsaid kõrgeid kontse. Kuid jõuab üllatavalt kiiresti kohale siis, kui keegi proovib pahandust korda saada. Ja Eesti kooli väljasõites Vancouverisse ning Eesti laulupeole olen märganud, et härra Martens näeb neid lapsi ainult heatahtliku silmaga. Tema meelest oleme Tootsi, Arnold ja Tere. Tema arust noored teevad vahest valesti, aga üldiselt tahavad nad tublid olla. Seda ta ootab ja seda me proovime ka olla. Olen ka üldisemat õppinud. Kui ajalootundides õppisime esivanemate viisadusest, tunnen, kuidas meie vanemad kui õpetajad siin Kanadas on samas vaimus elanud. Eestis Kanadasse põgenedes oli vanavanematel väga raske uut elu tehitada. Nad pidid jälle nullist alustama võõral maal, aga oma vaesuse ja raskuste kõrval nad ikka töötasid eestluse ja Eesti hariduse nimel. Üks nende esimestest tegudest siin maal oli meie Eesti kooli rajamine. Meie õpetajad ja vanemad elavad samade põhimõtete järgi. Õpetajatel on oma põhilised töökohad mujal. Õpetamine Eesti koolis on ekstra töö ja vaev, pühendatud eestluse nimel. Vanematega on sama lugu. Nad sõidutavad meid siia iga teisipäeva õhtul
peale pikka tööpäeva, vahest läbi talvetormide. Tahan oma klassi nimel selle eest teid kõiki tänada. Armsad juhataja, õpetajad, vanemad ja vanavanemad. Oleme südames tänulikud, et olete nii palju vaeva näinud, et meid eestlastena kasvatada. Eesti keel ja haridus on kallid kingitused, mida hoiame armastusega oma südames. Aitäh! Austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud külalised, kolleegid, koolinoored ja armsad algkooli õpetajad. Olla eestlane teeb mind eriliseks. Mulle meeldib, et ma olen osa ühest teistmoodi kultuurist ja elust, mida ma saan õpetada mitmetele inimestele. Mul on hea meel, et ma oskan eesti keelt rääkida. Eesti keel, mu kõige uhkem ja salajasem keel. Kõige rohkem meeldib mulle Eesti ise, mis on minu arust vägev koht. Ma tunnen, et Eesti on minu enda maa. See võib olla väga väike maa, aga nendel on palju võimu ja usku. Mulle meeldib tulla Eesti kooli ja olla seal koos sõpradega. Suvel mulle meeldib, et ma saan näha mu Eesti sõpru laagrites Kotkajärvel, Jõekäärvel ja Seedriorul. Need südansoojendavad mõtted ei ole minu välja mõeldud. Need on kirja pandud meie algkooli laste, lõpuklassi õpilaste poolt, nende kõige viimases Eesti kooli töös, mida nad tegid eelmisel nädalal. Ja ma arvan, et nendele ei olegi palju midagi juurde lisada. Lihtsalt kõik see, mida ma eelpool nimetasin, see kinnitab, et me oleme õigel teel. Et isegi kui on raskeid päevi ja eriti neid teisipäeva õhtuid, et see on kõik olnud väärt. Et meie kõikide jõupingutused on kandnud esimesi vilju. Ja siinkohal ma tänan südamest kõiki perekonnaliikmeid, kes on toetanud ja abiks olnud, et need õnnelikud noored saavad siin täna istuda aukohal. Aga veel suurem tänu on mul 6. klassile, kelle hea energia ja rõõmus meel on teinud, et 2 aastat, mis me oleme koos olnud, väga kergeks selle õpetamise. Nagu ma nimetasin, täna me nopime esimesi vilju, aga alati peab olema siht edasi minna ja paremaks saada. Ja sellepärast me ootame kõiki teid septembrikuus tagasi esmaspäeva õhtul keskkooli. Ja seal on veel toredam ja veel lahedam ja veel parem sõpradega koos olla. Ja praeguseks ma soovin teile ilusat suvepuhkust ja toredat Seedriorgu suviharjutust.